Vägevate naiste juurest sportlike naistega ka jätkame või tegelikult üldse sportlikult. Nimelt järgmisena räägime golfist ja minu kõrval on siin istet võtnud võib-olla rohkem filminäitlejana tuntud, kuid meil siin ikkagi golfiharrastajana esineb Kerli Rosenfeld. Tere! Tervist! Ja Jõelähtme golfiklubi juhataja Hanno Kross. Tere! Tere! No Kerli, räägi, kuidas sina üldse golfi juurde jõudsid? No tegelikult oli minu tee golfini hästi naljakas. Ma otsisin endale spordiala, kus saaks ennast liigutada ja samal ajal hea välja näha. Ja siis ühel päeval vaatasin põhimõtteliselt internetist golfiriideid. Mõtlesin, et väga stiilne spordiala tundub ja 2 nädalat hiljem läksin green card'i tegema. Nii see golf minuni jõudis. Ja kuidas nüüd suhe golfiga on? Käid mängimas, meeldib endiselt? Ja kui on sellised ilusad ilmad nagu täna, siis mul ei lähe ühtegi päeva mööda, et ma ei oleks Jõelähtme golfiklubis. Et üks võistlus on juba selja taga, kust on ka võit tulnud. Ja nüüd kohe tuleb järgmine võistlus. Et väga hea tegevus iseendale. Et golfis saab mängida ainult iseenda vastu ja mängid seda mängu ainult iseendale. Aga Hanno, green card'i omanikke üle Eesti üle 11 000. Aga kuidas ikkagi neid inimesi veel juurde meelitada või kui raske on tuua, inimesi siis golfi juurde meelitama neid tulema green card'i kursustele? Tegelikult enam nii raske ei ole kui 10 aastat tagasi. 10 aastat tagasi, kui mina enam-vähem golfiga alustasin, siis veel oli arvamus, et golf on niisugustele vanadele, paksudele meestele, miljonäridele, kes enam liikuvale pallile pihta ei saa. Ja tegelikult, kui vaadata need, kes Eestis golfi mängivad, siis enamus on vanuses 30–50, loomulikult ka üle 50, väga palju noori on. Meil on endal Jõelähtmes 80 noort, kes iganädalaselt tegelevad. Aga ma arvan, et üks asi on jõuda sinna kursuseni, teine asi on see, et see golf on, ma arvan, et maailma kõige tehnilisem spordiala või üks kõige tehnilisemaid. Et seda mõnusat tunnet seal tekitada, et sa saad palli õhku ja naudid, sinna läheb aega ja seal on mõned takistused, mida võib-olla peaks ka golfiväljakute poolt madalamaks tegema, et neid harrastajaid juurde tuleks. Meil on suurusjärk 4000 inimest, kes Eestis golfi mängivad, 3000 nendest nii aktiivsed, et võrreldes siin Läti ja Leeduga me oleme väga hästi, seal on 1000 ringis, aga Soome ja Rootsiga seal on üle 100 000. Nii et... Aga Hanno, ütlesid, et üle 11 000 green card'i omaniku, samas vaevalt kolmandik neist aktiivsemalt mängimas käib. Et miks on see nii või kuidas seda muuta? Põhjusi on erinevaid, ega inimestel on elus erinevaid etappe, mõnel sünnib laps, keegi ehitab maja, golf võtab natukene aega ka elus. Aga üks, ma saan aru, hea näide on siin, et võib-olla ongi mis hea tagasisidet küsida, et mis need 2008, ma saan aru. Jah, mina tegin 2008 green card'i ja peale seda väga palju mängima ei ole jõudnud, et... Eks siin tegelikult ongi argumente erinevaid, et ma saan aru, et kindlasti siin golfiklubi juhataja ütleb, et tule, et väga palju aega ei võta ja mõnus on, aga tegelikult ikkagi sinna golfiväljakule minek võtab juba oma aja. Jõelähtme küll väga kaugel Tallinnast ei ole, aga siiski minek tuleks, seal võtab oma tunni ära ja siis kui sa juba kohale oled jõudnud, tahaks ikka mängida ka ja ühesõnaga seal läheb ikka mitu tundi aega, et see on võib-olla selline põhiline, et kunagi oli argumendiks see, et golf on väga kallis, et seda ma võin küll televaatajatele kinnitada, et ikkagi tänapäeval on need võimalused läinud selles mõttes odavamaks ja lihtsamaks, et ei ole need väljakud nii kallid ja varustusi saab siin kas laenutada või siis ka väiksemaid selliseid golfisette osta, et see probleemiks ei ole, aga võib-olla selline aeg ja tegelikult kui siin natukene oponeerida või siis pakkuda välja Kerlile teine lahendus, et kui sa tahad niimoodi omaette aega veeta, et miks ma pean golfiväljakule minema, aga mitte näiteks metsa vahele lihtsalt jalutama, et astun uksest välja ja saangi aega veeta. Ega ei peagi ja selles mõttes golfi ei pea
ju tegelikult mängima kõik inimesed. Euroopas, arenenud riikides mängib umbes 2% elanikkonnast. Ehk meil siin Eestis võiks 20-30 000, see saab olema niikuinii. Kas ta nüüd on 50, 15, 20 aasta pärast, seal pole vahet, aga golf on tegelikult tervis. Ta on saabki minna Nõmmele üksinda jalutama ka, aga see golfimängu jooksul sa kulutad erinevatel andmetel, oleneb ka väljakust 1500 kuni 2500 kilokalorit. Ega seal keskmine pulss, ma arvan, et tuleb üle 100 ikkagi, seal ei saa passida. Paljud mõtlevad, et ma peaks ühe ala kõrvale jätma ja hakkama teise alaga, et see nii ei ole. Golfi saab harrastada ükskõik mis teise ala kõrvalt. Väga paljud maailma tippsportlased kasutavad golfi kui aktiivset taastumist. Tõepoolest, golf on eriline ja tänan teid stuudiosse tulemast. Tere tulemast tagasi. Ning golfiga on tegelikult nakatunud ka mitmed meie suvestuudio liikmed, kes käisid Otepääl green kaardi tegemas.